Tere hommikust. Good morning. Labas ritas. Mul on hea meel tervitada teid kõiki, head sõbrad, lähedalt ja kaugelt Pro Patria instituudi nimel. Ja mul on ka väga hea meel selle tänase ilma üle. Suvi on saabunud Eestisse seekord õigel ajal ja ma loodan, et tänane kevadine suvine meeleolu mõjub hästi ka meie aruteludele. Kõigepealt on mul üks tehnilist laadi sissejuhatav märkus, nimelt meil on korraldatud kahepoolne tõlge Eesti-inglise, inglise-eesti, nii et palun nendel, kes tõlget vajavad, võtta endale kohe kõrvaklapid. Ja kui kellelgi peaks tekkima mingi tõrge kõrvaklappidega, siis tehnik on kohe seal saali tagumises otsas ja aitab kõrvaklapid tööle saada, kui on kellelgi tõrge. Aga mina räägin täna eesti keeles. Head sõbrad, mul on tõepoolest väga suur hea meel tervitada teid arutelul, mille tähendus on silmatorkav. Eetika vastamisi reaalpoliitikaga. Võib arvata, et nende kahe mõiste kõrvutamine on sama vana kui need mõisted ise. Inimene on läbi aastatuhandete võidelnud teise omasugusega, et ellu jääda. Aga mitte ainult. Inimene on läbi aastatuhandete ilmutanud teise omasuguse suhtes ka hoolivust, ligimese armastust, ohvrimeelsust. Inimene on ainus elava looduse ilmutis, kel on peale ürgsete tungide ka üllad põhimõtted. Ja just selle poolest erinebki inimene loomariigist. Inimkond on loonud kõlbluse mõiste ja see on aidanud inimkonnal püsima jääda. Kui inimajalugu koosneks üksnes igaühe sõjast kõikide teiste vastu, ei oleks me täna siin. Meid lihtsalt ei oleks sellisel kujul olemas. Me oleme püsima jäänud üksnes selle tõttu, et meid on koos hoidnud südamesse kirjutatud väärtused. Euroopat ja õhtumaa vaimuelu on läbi sajandite imetletud. Selles on nähtud valguse allikat ja vabaduse ning jõukuse hälli. Euroopalike saavutuste üheks seletuseks peetakse demokraatia teket ja arengut just meie maailmajaos. Et mis on demokraatia? Tänase Euroopa ühtsuse üks eestkõnelejaid ja teerajajaid Robert Schuman on kinnitanud. Demokraatia on kas kristlik või teda pole olemas. See on selge sõnum. Demokraatia on väärtustel põhinev elukorraldus. Niisiis, demokraatia ei ole ühiskond, kus kõik võivad vabalt üksteise võidu karjuda nii kaua, kui süda lustib. Demokraatia pole ka pelk hääletamise vabadus. See oleks üksnes vorm. Demokraatia sisu tähendab vabadust valikuid teha ja vastutada oma valikute eest. Kusjuures need valikud on sageli rasked. Inglise kirjanik David Boaz on hiljuti avaldanud raamatu, milles ta kirjeldab peaminister Winston Churchilli, president Trumani ja peasekretär Stalini valikuid kohe pärast teist maailmasõda. Tegemist on nii-öelda alternatiivse ajalooga ilukirjanduslikus vormis. Tänastele eestlastele on hästi teada, et tuhanded ja kümned tuhanded meie isad ja vanaisad läksid teise maailmasõja lõppedes oma kodumaa põlislaantesse, et jätkata halastamatule vaenlasele relvastatud vastupanu. See oli nende kõlbeline valik, mis tugines teatud väärtustele. Meie ajaloolastele on ka hästi teada, et metsavennad kuulasid metsas lääne raadiojaamu, eriti BBC-d, ja lootsid, et inglased koos ameeriklastega tulevad neile appi ja Nõukogude okupatsioonipäevad on siis loetud.
Sellise usu peamiseks allikaks oli 1941. aasta suvel USA ja Briti juhtide poolt alla kirjutatud Atlandi harta, mis kinnitas, et sõjaeelseid riigipiire ei või vägivaldselt muuta. Meile võib täna tagantjärele tunduda, küll olid metsavennad ikka lihtsameelsed. Kuidas nad ei tajunud reaalpoliitikat? Kuidas nad ei mõistnud, et kokkulepped Teheranis ja Jaltas olid osa reaalpoliitikast? Aga metsavennad lähtusid oma põhimõtetest, oma väärtustest ja lootsid, et neid põhimõtteid ja väärtusi jagavad ka meie liitlased läänes, kes üks inimpõlv varem vabadussõja ajal olid ju korra meile appi tulnud ja aidanud meie võitu sepistada, et me võisime riigina püsima jääda ja ennast vaba rahvana teostada. Meie tänase arutelu seisukohalt on huvitav ja väärtuslik, et ikkagi leidub inglasi, kes jagavad samu põhimõtteid ja võtavad vaevaks kirjeldada ajalugu sellisena, nagu seda lootsid metsavennad. Winston Churchill ei lepi Stalini ülbuse ja metsikustega. Ta saab nõusse ka president Trumani ja üheskoos kavandatakse Eesti metsadesse võimas õhudessant eliitüksustega. Eesti metsavennad varustatakse korralike lahingurelvadega ja Punaarmee tõrjutakse Eestist välja kohe pärast teist maailmasõda. Head kuulajad, nagu me teame, ajalugu ei saa iial otsa, vähemalt nii kaua, kui püsib inimkond. Kui ka paljud probleemid leiavad lahenduse, kerkivad silmapiirile kohe uued. Ja mõnikord varjuvad nende uute taha koguni ka vanad probleemid, millest arvasime end juba olevat vabanenud. Nõukogude Liidu lagunemine oli tõepoolest maailma ajalooline sündmus, ent mitte ajaloo lõpp. Maailm on muutunud palju mitmekesisemaks ja äraarvamatumaks. Brexiti esile kerkimine tegelikkusena tundus alles mõned aastad tagasi ulmevalda kuuluvat. Tänased arusaamatused Euroopa ja Põhja-Ameerika vahekordades on enam kui muret tekitavad. Aasias toimub suuri ja kiireid muutusi, mille mõju Euroopale ei maksa alahinnata, rääkimata Aafrikast, mille kasvav elanikkond kannatab sageli puudust veest ja toidust. Seda kõike võimendab muutuv kliima ja muidugi ka ülikiiresti arenev infotehnoloogia. Väiksemgi näpuliigutus mõnes Euroopa pealinnas on sekundi murdosa jooksul nähtav Aafrika džunglis ja paneb mõnegi suguharu liikuma. Paljud eurooplased tunnevad, et nende olemasolu, nende isepära, nende ainuomasus on ohustatud. Kust tõmmata piir oma põlise pärandi kaitsmise ja ligimese armastuse vahel, kui Aafrika lapsed upuvad Vahemere lainetes? Need on vaid mõned küsimused, millele otsib vastust kogu Euroopa, meie nende hulgas. Tahaksin lõpetuseks osundada meie tänaste arutelude algatajad ning järgmist ettekandjat Tunne Kelamit, kes on ütelnud, osundan, et ehitada Euroopat kindlale alusele ei piisa kaugeltki ühistest majandushuvidest. Meil on vaja rajada oma tegevus ehtsatele väärtustele, mis võrsuvad iga inimese südamesse kirjutatud universaalse moraali seadustest. Selle mõttega soovin meie aruteludele head kordaminekut. Tänan tähelepanu eest.